Tervist kõigile! Mina olen Tõnu Väät, Eesti E-kaubanduse liidu tegevjuht, 4 aastat ja natukene peale igapäevaselt elan e-kanalites ja e-hinges. Täna räägin digitaalsetest makselahendustest e-äris. Kõigepealt võib-olla mõne sõnaga Eesti E-kaubanduse liidust. 2008 aasta loodi. Mulle hirmsasti meeldib rääkida sellest loost, et üks kamp ettevõtjaid mõtles, et nüüd peaks katusorganisatsiooni moodustama, sest terve Tallinn oli täis plakateid, ära osta internetist, võid petta saada. Tollal Tarbijakaitseamet tegi sellise kampaania. Praegu me teeme head koostööd ja hoopis vastupidi soovitatakse, et mine internetist ostma. See näitab ka seda, kui kiiresti tegelikult elu muutub ja kõik protsessid, kui kas või digitaalsetest makselahendustest rääkida, et siis mul on õrna aimu, mis 10 aasta pärast võiks olla, aga päris täpselt ei kujuta keegi ilmselt ette. E-kaubanduse liit on Eesti üks suurimaid erialaliite, meil on üle 500 liikmesettevõtte, mida on päris palju. Me anname välja turvalise ostuga usaldusmärgist, e-esmaspäeva korraldame, monitooringutega tegeleme, seminaride ja kõige muuga, aga selle kõige kohta saab meid kodulehelt täpsemalt lugeda. Üks slaid, mida ma kindlasti esimese asjana tahan rääkida ja näidata, puudutab see nii makselahendusi kui kõike muud, et mingil põhjusel, see ei ole ainult Eestis, see on kogu maailmas, aga ka Eestis väikeettevõtjad eriti tihtipeale teevad selliselt avavad e-poe, et tegelikult tarbija on täpselt sama, nii mina kui sina, ja kui sa e-poodi lähed ja kaupa riiulite peal ei ole, või on kuskil kägaras lihtsalt ja tootekirjeldus puudub või pilt, või ta ka välimuselt näeb välja nii, nagu see parempoolne pilt, et tegelikult on see jama, et ka makselahendusi, mis puudutab, siis tehakse tihtipeale seda, et pannakse üks makselahendus peale, näiteks PayPal. PayPali kasutatakse Eestis natuke üle 1%, suurematel pankade statistikas on Eesti-siseseste maksetel on 7-8 tehingut, võib-olla 6, et pannes PayPali peale sa ei saa ühtegi makset praktiliselt sinna, aga sellest natuke täpsemalt. Ehk siis, et e-poe puhul on ilmselt selline kuidagi psühholoogiline vist, et arendusprotsess võtab võib-olla nädalad või kuid aega, ta on enam-vähem valmis, et paneme püsti, et äri saab ju käia. Et tegelikult, kui sa nagu siuksesse füüsilisse poodi lähed, nagu need siin on piltide peal, et ega sa teist korda sinna ju ei lähe, aga samas sa tapad e-äriga ka enda kuvandit, et ära ava poolikut poodi, et ükskõik, kas ta siis makselahenduste koha pealt või üldiselt, et kiiresti mõned punktid, mida sa seadusandlusest pead teadma, kui sa e-kaubandusega tegeled. Üks asi, mis on väga tore, krediitkaardimakseid, mis puudutab, on 3D autentimise kohustus, ehk siis Euroopa Liidus sa enam ei saa lihtsalt kaardi andmeid sisestades, vaid sa pead enda kasutajatunnusega ja enda kodupangas siis elektrooniliselt kinnitama selle, mis on tore. 14 päeva on taganemisõigus põhjust avaldamata. E-poes peab olema sul ka taganemise tüüpvorm ja täpselt nii lihtne ta on. 2 aastat on pretensioonide esitamise õigus tarbijal, 6 kuud sellest pead sina esimesena kaupmehena tõestama, ülejäänud järgmised 6 kuud on küll see, et aastase garantiil, et võid öelda tarbijale, et telli ise siis nii-öelda ekspertiis sellelt. Mis maksusid puudutab, siis aasta tagasi muutus ka see, et kui sa nüüd Eestis on küll käibemaksukohustus 40 000 eurot, millest alates sa pead käibemaksukohustus ennast registreerima, üle Euroopa kaugmüügi puhul, kui sa Eestist väljapoole Euroopa Liidus müüd, on 10 000 eurot. Kui sul 10 000 eurot saab kuni 10 000 euroni, saad kõik kauba ja käibemaksu deklareerida Eesti EMTA-s ja maksta käibemaksu siia, aga kui sa üle 10 000 euro teed müüki väljaspoole Eestit Euroopa Liidu piires, siis alates 10 001 eurost pead ennast igas riigis, kuhu sa müüd käibemaksu kohustuses registreerima ja sinna maksma käibemaksu. Et on võimalik ka EMTA-s lihtsustatud vormiga liituda, ehk siis kogu käibemaks maksta ja deklareerida Eestis EMTA-sse, kes siis omakorda järgmisel kuul ja ülejärgmisel kannab selle edasi siis vastavalt teistesse riikidesse. Aga siinkohal sa pead teadma, mis kuskil riigis on käibemaksu määr. Et kui Soomes on 24, siis sa pead Soome maksma 24, et muidu hiljem küsitakse sult juurde. TTJA saab rohkem õigusi pimeostudeks või tegelikult on tal ka praegu juba see õigus sulgeda domeen, kui on pettuse
kahtlus, nõuda tarnijalt andmeid ja kõike muud, et mis on oluline veel, et mis on nüüd viimase aasta jooksul muutunud ja mida hakatakse järjest rohkem ka jälgima, on see, et IP aadressi ei tohi piirata, ehk siis kuidas ma seda niimoodi lihtsalt ütlen, noh näiteks Soome näite puhulgi, et kui nüüd Soome IP aadressilt tuleb inimene sinu e-poodi, siis sa ei tohi talle tänu sellele, et ta tuleb Soome IP aadressilt, kuvada automaatselt näiteks teist lehte, kus on teised hinnad. See on diskrimineerimine, mida ei tohi teha. Aga mida sa võid teha, loomulikult sul võib olla näiteks e-pood.ee ja e-pood.fi ja Soomes ongi teine turg, teine e-pood ja sul võivad seal olla teised hinnad, aga sa ei tohi automaatselt inimest suunata teisele lehele, kus on teised hinnad. Aga sul võib olla Soome turu jaoks teised hinnad, et müügikohustus on sul ükskõik kellele, kas või brasiillasele, kes sinu poole pöördub, aga tarnekohustust ei ole. Et sa võid öelda, et sa võid osta, aga järgi pead ise tulema. Ligipääsetavus 2025 muutub seadus e-poodidele ja ka pankadele, riigiasutustele, avalikul sektoril ta juba kehtib, mis tähendab seda, et peab olema vaegnägijale näiteks ligipääsetav, et seal on rida seadusi, need on ka tegelikult internetist juba leitavad, natukene neid veel täiendatakse, aga põhimõtteliselt tähendab seda, et mis on olulised, et tuleb vaadata üle fondid, pildid, et oleksid allkirjastatud, pildi allkirjad oleksid, et kui nüüd näiteks pime inimene vaatab sinu veebilehte ja ta pilti ei loe, siis programm, mida ta kasutab, siis pildi allkirja järgi leiab selle ülesse, mida ka praegu TTJA pingsalt tegeleb, on soodushindade regulatsioon, ehk siis soodushindadega eelmise aasta 1. maist alates, kohe saab sellest aasta, on selline lugu, et kui sa teed soodushinna, siis sa pead soodushinna aluseks võtma viimase 30 päeva kõige madalama hinna, mis tähendab seda, et kui sa müüsid kummikuid, mis maksid 100 eurot, tegid 50% eelnädalale soodustust, ehk siis müüsid 50 euroga, nüüd homme tahad teha uue soodustuse, 30% soodustust, siis sa ei võta mitte 100 eurot ja ei tee 30%, vaid siis sa pead võtma 50 eurot, mis oli viimase 30 päeva kõige madalam hind ja sellest 30%, nii et sisuliselt kuu jooksul, kui sa teed 2 korda soodustuse, siis sa juba annad kõik soodustuse ära. Sealt saab mööda pääseda, ei ole ilus sõna, aga erisused on näiteks kogu selline piirang, et kui sa näiteks, et ostad 2 paari kummikuid, saad 3. soodsamalt või siis näiteks ostukorvi piirang, et kui sa ostad meilt kaupa 50 või 100 euro eest, siis sa saad soodustuse, need on erisused, aga võib-olla läheks natukene täpsemaks. Kui veel statistikast kiiresti rääkida, siis mida ostetakse nii Eestis kui Euroopas, siis tegelikult võib öelda, et ostetakse elektroonikat, ostetakse riideid, piletid, enne pandeemiat olid kõige minevam kaup e-kanalitest, eks nad vaikselt ronivad jälle tagasi. Toit on kasvanud, isegi ravimid ja mööblisektor, mis varem oli natukene väiksem, on päris kõrgele roninud. Loomulikult kosmeetika, aga see ei tähenda, et muid asju ei osteta. Üks lihtsalt slaid, millel ma pikemalt võib-olla ei peatu, aga mida saab vaadata, siin on sellised indeksid antud, kui nüüd täpne ta on, siis see on igaühe enda otsustada, Euromonitor ja muud sellised organisatsioonid annavad selliseid indekseid. Ta on selles mõttes hea, siin on mõnes kohas ka ringid ümber, et kui sa soovid laieneda kuskile riiki, et siis sa pead arvestama, mis probleemid kuskil on. Et tegelikult on ta isegi täitsa loogiline, mida rohkem põhja poole, näiteks Saksamaa, mis on väga niisugune täpne, seal ongi logistiliselt ei ole väga eriti probleeme, et see indeks on ainult 1, aga kui minna kuskile lõuna poole, et alates Montenegrod, Albaaniat, Serbiat, kõike muud, et siis on seal väga keeruline logistikat korraldada, ehk siis kuskilt teenust sisse osta, nad ei ole üldse täpsed, kindlasti tasuks mõelda võib-olla enda logistilise poole üles ehitamisele sealpool, ka riigiga suhtlused ja muud, millest saab võtta infot, et tagastused on üks asi, mida me jälgime. Eesti on üks kõige vähem tagastav rahvas Euroopas. Ma ise arvan, et see on ajalooliselt nii, et me oleme natukene võib-olla sellised
noh, kas alla surutud on nüüd hea sõna, aga ajalooliselt juba mõisahärrad teeninud, et väga ei juleta, ma arvan, tagasi anda, ma ei oska muud põhjusel öelda, on selliseid trende küll, et on juba peaaegu 5% keskmiselt, eks see keskmine nagu keskmine palki, aga veel aastaid tagasi oli ta 3%, et noh, näiteks rõivaste valdkonnas on ta 4–15%, tegelikult suurematel kaupmeestel on ta juba 20–25%, ühest küljest on ta tervitatav, mõned rahvusvahelised suured e-poed ütlevad, et nende äri hakkab pihta alles siis, kui tagastus on 50%, ehk siis see äriloogika ongi see, et me oleme sinu kodune proovikabiin, et telli meilt ja tagasta ja mis sulle kõik ei sobi, et mida rohkem sa meilt tellid proovimiseks kojugi, et siis seda rohkem sa jätad ka endale, et ja on teatud kaubad, mida ei saa tagastada, näiteks nagu ravimid ja tänased ajalehed või ka toit täpselt samamoodi, et see tõmbab seda keskmist alla, aga tagastus on tegelikult uus normaalsus täiesti. Järelmaks on kindlasti üks trend, mida digitaalsetes makselahendustes peab arvestama. Järelmaks on väga palju kasvav, eriti tegelikult buy now, pay later nii-öelda rahvusvaheliselt öeldes, et võta kaup kohe ja maksa hiljem, mis iganes, kas maksad 3 osas, 6 osas, see on väga palju kasvav. Keskmine on jällegi selline nagu ta on, aga noh, peamiselt on järelmaks elektroonika, kodutehnika, mööbel, on kaupmehi, minu meelest kas näiteks on 24, kellel on enda järelmaksud juba ostukorvis, soovitatakse sulle, et sa ei pea kohe maksma, võid hiljem maksta, võta veel kaupa, ja need tegelikult toimivad väga hästi. Kindlasti ma soovitan makselahenduste koha pealt ja kui sa oled juba ka toimiv e-pood, siis mõelda järelmaksu võimaluste peale, et see tahab natukene investeeringut, kui sa ise selle välja mõtled või kellega koostööd teed, seal peab hästi hoolikalt vaatama, et kes see partner on, et väga su klienti välja kohe ei vihastata, kui ta jääb natukene hiljaks maksmisega, et kohe inkasso peale robustselt ei hüppa ja et sa klienti ei kaota, aga tegelikult on ta päris suur potentsiaal. Väga paljud ka telekomi firmad pakuvad kõik, et telefon võtta järelmaksuga. Miks, aga sind seotakse sellega näiteks 2 või 3 aastaks ju püsikliendiks ja saadakse igasuguseid muid tooteid sinna juurde müüa, et see on selline hea pool, et kui nüüd konkreetselt nüüd makselahenduste statistikast rääkida, Eesti Panga andmed on need erinevatest finantsasutustest, et mis on nüüd nii-öelda pandeemia algusest kuni tänaseni väga kenasti näha, et mis tugevalt kasvab, on järelmaks, avatud pangandus, mida ma räägin ka natukene hiljem täpsemalt, aga avatud pangandus on väga tore maksealgatuse teenus, mis on nüüd aasta meil toredalt kogu Euroopas ja ka Eestis turul olnud. Varem, kui sa nüüd 2 aastat tagasi tahtsid endale digitaalseid makselahendusi, oli sul 2 varianti, kas käia kõik Eesti pangad läbi, iga pangaga sõlmida leping, et sa saaksid nende pangalinki kuvada enda e-poes, maksid 1 või 2% teenustasu või siis liitusid maksekeskusega, kes siis pakkus ainukesena siin turul ühe lepinguga, ehk siis tema tegi sinu eest need pangalingi lepingud ära. Uus avatud panganduse seadus tähendab seda, et põhimõtteliselt võid kes iganes API-lahenduse teha ja ettevõtte, neid on väga palju, alates Montoniast, Estode ja väga mitme teiseni, kes pakuvad lahendust, ehk siis tegelikult selleks, et pangalinki kuvada enda e-poes, ei pea sa pangaga tegema lepingut ja mis tegelikult kõlab ju väga inimlikult ja mõistlikult, et selleks, et SEB panka, lihtsalt üks näide, kuvada enda e-poes, varasemalt pidid sa SEB pangaga tegema lepingu ja maksma talle protsenti selle eest või mida iganes ta küsis. Nüüd sa võid seda pangalinki kuvada kui makselahendust ja selle pangalinki kuvamise eest ei pea midagi maksma. Et see on niisuguse revolutsiooni makseturul tekitanud. Ja Eesti elanike veel e-ostudest natukene, siis siin on nüüd mitu tuhat makset kuus üldse tehakse, et eelmise slaidi juurde korraks tagasi minna, siis oli miljonites kuus, et eestlaste e-ostude arv eelmine aasta oli 3,5 miljardit eurot, kasvas veel 1/3 võrra üle-eelmisest aastast.
see on päris suur number, et mis on iseenesest tore, on see, et natukene rohkem on kasvanud Eesti-sisene ostlemine kui väljaspoolt, aga noh, ikkagi niisugune 40% rahast viiakse välismaistele e-poodidele. Ja noh, see nüüd kinnitab seda avatud panganduse makseid, et mis on ilusti näha, et ta tegelikult eelmise aasta viimases kvartalis Eesti Panga andmetel oli juba 81 miljonit, et tegelikult ja pangalingi maksekorraldusest, ehk siis tegelikult avatud pangandus on juba läinud pangalingi traditsioonilisest maksest mööda ja järelmaks, noh järelmaks on ka selline asi, et siin ei ole selles Eesti Panga monitooringus kõik järelmaksu sees, siin on suuremad eraldi teenusepakkujad, aga väga paljud kaupmehed pakuvad ka iseenda järelmaksu, et seda ei ole sees, et noh, minu hinnangul on ta ikkagi umbes poole suurem, et see järelmaks on täitsa korralik, 5 turuosalise kohta ta on ikkagi niisugune 100–150 miljonit eurot on niisugust uut müüki aastas, mis tekib, et kindlasti peaks sellele mõtlema. Ja nüüd, kui sul ei ole veel makselahendusi ja kui sul ei ole e-poodi või kui sul ka on e-pood, et siis on hea mõte korraks selle peale mõelda, et makselahendused digitaalsed ongi siis see makse algatamise teenus, mis tähendab seda, et kuna ka näiteks E-kaubanduse Liidu 500 liikmest üle pooltel, tegelikult juba 70% vist peaaegu on makse algatamise teenus, mis tähendab siis visuaalselt ta näeb ju välja seda, et sa tahad nüüd hakata maksma, sul on seal kas siis on siis vastav link, kuhu peale sa lähed ja tegelikult see tähendab lihtsalt 2–5 lisaklikki. Sa lähed vajutad SEB lingi peale näiteks ja sinna üles võib tekkida korraks üles ribale, et sa oled nüüd Montonio keskkonnas, kes küsib, et sinu käest nõusolekut, et teha päring SEB panka või sind edasi suunata, vajutad uuesti kliki ja pärast veel tagasi, et midagi muud seal ei olegi, et seal on vahel nii-öelda üks keskkond, kes siis vahendab seda pangalinki ja noh, traditsioonilised pangalingid on ka, et on võimalik iga pangaga eraldi teha leping ja otse saada siis pangast link või näiteks kas või maksekeskusest või siis nii-öelda nende start-upide kaudu, kes maksealgatuse teenust pakuvad. Krediitkaardimakse on jätkuvalt aktuaalne, igasugused digitaalsed rahakotid ja äpid, et Google Play, Apple Play, M-tasku, mida Telia pakub, et noh, tegelikult ka telefoniga maksed äppidest ja kellaga, et kõik muud sellised, et kindlasti on see selline tuleviku lahendus, aga ainult selle lahenduse peale minna ei saa, et arvega maksmine, noh näiteks kui nüüd hakata üle Baltikumi äri tegema, siis Lätis ja Leedus on täiesti tavapärane see, et küsitaksegi, et ma tahan arvega maksta, et saada arve, ma maksan arve ära või siis tahetakse ka lunamakset. Eestis on ta minu teada ainult mõned üksikud kaupmehed, kes seda pakuvad, aga ma nüüd eksin, aga äkki on see Motonet või Bauhaus, kumb igatahes, ma olen isegi selle kogemuse saanud, et e-poest neilt ostnud ja ainuke maksmise võimalus oligi see, et ma ei saanudki ette maksta, vaid siis maksad Omniva pakiautomaadis kaardiga siis selle, et ma ei tea, miks nad on selle makselahenduse peale läinud, aga noh, ju ta toimib. Et siin on ka logod välja toodud, et ta niimoodi üritasin visualiseerida, et suuremad digitaalsete makselahenduste pakkujad Eestis on tegelikult natukene grupeerunud. Esto on, kes pakub väga edukalt ka järelmaksu. Esto pakub ka maksealgatuse teenust, ehk siis pakub kõikide pankade pangalinke sulle. Kevini infrastruktuur on, mida nad kasutavad, peaks olema Leedu ettevõte. Luminor, kes ostis maksekeskuse ära, tegelikult on Luminor maksekeskuse taga. Maksekeskus on üks suurimaid makselahenduste pakkujaid, kes pakub traditsioonilisi pangalinke, avatud panganduse lahendus, krediitkaarte, kõike muud. Et maksekeskus on ka, noh näiteks suuremad jaeketid on maksekeskuse kliendid, maksavad natukene rohkem, kui võib-olla oleks võimalik näiteks Montoniost saada maksealgatuse teenus, aga noh, maksekeskus on minu teada ainuke hetkel, kes pakub ka automaatseid tagastusi, et kui sa näiteks jaekaupu müüd, ehk siis näiteks kui sa, või ütleme kaalukaupa, et kui sa müüd
kui sa müüd näiteks toitu, et noh, toidus vist ilmselt 10-9 tellimusel on vaja teha tagasiarvestus, tellid kilo banaane, aga noh, saad kilo ja 6 grammi, et siis on vaja sulle 3 senti tagasiarvestust teha, et see automaatne tagasiarvestus, raha tagastus, et see on, mida maksekeskus pakub, et Everypay makselahenduste süsteem on LHV-l ja SEB-l taga, noh, Apple Pay, Google Pay, nendest ma rääkisin, et Montonio on vist Eesti turul kõige soodsam, 0,05 senti maksad teenustasu ainult ühe tehingu pealt, mis on praktiliselt tasuta. Ja mis on oluline veel, et keskele panin rahvusvahelised makselahenduste pakkujad, kui sa tahad Skandinaaviasse müüa, siis sul peab Klarna olema, see on lihtsalt, mida seal inimesed kasutavad. Stripe, PayPal või Trustly on veel 3, keda sa kindlasti pead kasutama, kui sa tahad müüa rahvusvaheliselt, ka näiteks Ameerikasse. Millised suuremad vead on, mida tehakse makselahenduste valikul, et me saame ka e-kaubanduse liitu iga nädal vähemalt 1-2 kõne või küsimust, et kus küsitakse, et meil väga nagu müük ei toimi või väga palju jätakse ostuprotsessi pooleli ja seal on üks põhjus kohe, kui ma küsin, et mis makselahendusi kasutate, et siis ongi, kas näiteks öeldakse, et meil on ainult PayPal peal või siis, et meil on ainult näiteks SEB makselink, et kui ma ei ole SEB klient, siis ma ei saa ju, ja olen Swedbanka klient, ma ei saa ju sealt maksta, eks ju, et või ka PayPali puhul, et noh, et sa võid mõelda või PayPali, Stripe'i või Trustly peale panna, et ka PayPal, et sa saad üle maailma igal pool väga edukalt müüa, ta on väga turvaline, ongi tore, mina ei osta välis e-poodidest ühtegi kaupa, kui ma ei saa PayPaliga maksta, aga Eesti-sisesed eestlaste maksed Eesti e-poodidest PayPali kasutatakse alla 2%, ja sa ei saa PayPali kasutada, kui sa ei tee sinna kontot ja kui sa nüüd e-poes hakkad makse ostukorvis maksma ja sul on ainult PayPal, et sa ei lähe veel endale kontot regama, et seal müüa, et sa pead ikkagi pakkuma kogu valikuid, et sa pead pakkuma kõiki Eesti suurimate pankade pangalinke. Tegelikult sul peaks neid 4-5 tükki seal rivis olema, sul peaks olema krediitkaardi makse võimalus, Mastercard, Visa ja tegelikult, kui sa tahad rahvusvahelist müüki teha, siis Stripe, PayPal või Trustly peal, et noh, Google Pay'd ja Apple Pay'd ja M-taskud ja need on sellised digitaalsed makselahendused, et kellel on see kasutab ja need võimalused on ka, mis on toredad iseenesest, aga see sõltub juba nii-öelda nuti kasutajast, aga noh, see on asi, mida kindlasti tasub või peaks arvestama, et sa pead pakkuma võimalikult valikut, ja sa ei saa pakkuda ühte pangalinki, selle pangalinki, kus sinul konto on, ja sa ei saa pakkuda ka mõnda rahvusvahelist, et umbes 15-20% tehingutest jäetakse tegemata, lõpuks ostukorvis seal on 3 peamist põhjust. Esiteks on see, et küsitakse liigseid andmeid ostukorvis, sa tegelikult valid pakiautomaadi, siis kaupmehena sul ei ole minu andmetest muud vaja kui minu nime, telefoninumbrit ja et ma valiksin pakiautomaadi, aga kui küsida, ja seal on põhjus tihtipeale on see, et ei viitsita ära muuta seda automaatset blanketti, mis ette tuleb, kus tuleb täita maakonnad, linnad, asulad, postiindeksid, kõike muud. Et see on üks põhjus, teine on üldine turvalisuse tunne või siis kasutaja mugavus, et kui ta näiteks mobiili vaataski väga ebaloogiline ja ei ole väga töökorras, jätakse pooleli, ja kolmas on sobiva makselahenduse puudumine, et see trend ei ole mitte ainult Eestis, vaid on üle maailma, et üks põhjamisi põhjusi on see, et puudub kliendile sobiv makselahendus. Kui nüüd natukene protsentidest rääkida, maksealgatuse teenusta hetkel Eesti turul on vähemalt 45%, ma arvan ise, et ta 60-70% on juba väga lähiajal, suurimad on Montonio maksekeskus, SEB, Everypay, Esto, et kust kindlasti tasub pakkumist küsida, ei ole vaja kõiki pankasid ise läbi käia, sealt saad maksealgatuse teenuse endale. Ja noh, rahvusvahelistest ma juba rääkisin, kokkuvõttes turuosa on olematu. Järelmaksu turust umbes 75% on 5 suurima käes, kes on ka siin välja toodud. Ja nüüd pandeemia alguses, tegelikult kas eelmine või üle-eelmine aasta vist isegi, jah, oli ta üle 100 miljoni, aga 50-100 miljonit eurot on selline uus müük, mida on võimalik lisaks teha iga aasta, et ja järelmaks kasvab kogu Skandinaavias ja siin on niisugune ka trendina on väga hästi näha, kuidas kaupmehed tegelikult, või vabandust, mitte kaupmehed, vaid makselahenduste pakkujad tegelikult järjest rohkem pakuvad väga soodsaid
järelmaksu võimalusi, et ka kaupmehed pakuvad kas või näiteks Weekend, kust on võimalik osta toode, tellida endale koju või pakiautomaati või nutipoodi ja sa ei maksa mitte midagi ette, vaid maksadki tegelikult kas nüüd oli 30 päeva pärast, et tellid endale 5 paari tossusid, proovid, vaatad, ei jäta midagi alles, saadad kõik tagasi, jätad ühe alles, siis selle ühe eest, mis jätad alles, saad 30 päeva pärast arve, et maksta, et kõik see on, mis tegelikult on tulevik ja see maksa hiljem ehk siis järelmaks, et kaupmehi nimesid mitte nimetada, aga mõned näiteks ka mööblimüüjad 25–30% oma käibest teenivad tänu järelmaksule ja suur osa kasumist tuleb tegelikult tänu sellele, et seal on intress ja need järelmaksud ongi ilma intressita, võta, maksa meile 6 osas 6 kuu jooksul. Väga tihti saab kliendi endaga väga pikaks ajaks ära siduda, saab talle juurde müüki teha ja kui jääbki võlgu, siis saab ka intressi küsida. Et see on tegelikult tulevik ja milline makselahendus võtta siis ka nendest, keda ma soovitasin ja välja tõin, siis parem lahendus on nende ikkagi võtta 2 või 3 erineva makselahenduse pakkujaga ühendust, vaata, kellega sul tekib ühine keel ja meel ja mis tundub mõistlik. Aga meeles tasuks pidada maksealgatuse teenust, mis tegelikult on praktiliselt juba ilma rahata, sest kui mõelda, et sa 1 või 2% maksad makse vahendajatele, siis tegelikult see aasta peale su käibest on päris arvestatav summa, et maksealgatuse teenusega sa ei pea seda maksma. Järelmaksust kindlasti peaks hoolima ja mõtlema selle peale ja kui trendidest rääkida, siis trendid lähevadki seal suunas, ka Mastercard arendab praegu välja ühe kliki maksmist nii füüsilises kui e-poes, et ka Hiina poolt trendid tulevad sellised, et sa ühe korra pilgutad võib-olla poest väljudes teatud kaamerasse ei oledki maksnud või siis sa liigud väravast läbi ja sinu elektrooniline kaart taskus saab aru, et sa oled maksnud, et Amazoni nutipoed ja Uniqlod ja kõik muud suured rahvusvahelised ketid, nad tegelikult kõik arendavad seda, et sa paned toote, võtad riiulist, paned ostukorvi, kui sa toote võtad, siis enne sa lähed lihtsalt äpiga sisse poodi, võtad toote riiulist, siis see riiul saab aru, et sa oled sealt ühe toote võtnud, paned lihtsalt kotti, lähed minema ja uksest välja minnes 5 minuti jooksul arvutatakse välja, et sina võtsid 5 toodet riiulist, need olid need tooted, need maksavad nii palju, sa teate, et sult läks maks maha, et ehk see kõik tegelikult puudutab kasutaja mugavust, kasutaja kogemust ja sinnapoole see liigub, et ja e-pood, kui minna esimese slaidi juurde tagasi, e-pood peab olema korrektne, tooted peavad olema kirjeldatud, tootekirjeldus ei ole vaja panna rahvusvahelist 12-numbrilist ja tähelist koodi, vaid mis toode see on, kuidas ta inimesel seljas passib, riiete puhul kas või on täiesti uus normaalsus see, et suurtematel ka Eesti e-poodidel, rääkimata rahvusvahelistest, on kirjas, et see inimene on 187 sentimeetrit pikk ja kaalub 90 kilo ja kannab seda suurust, et see kõik annab kindlust inimesele osta. Ostuprotsess peab olema väga lihtne, makselahendused peavad olema kõikvõimalikud piisavalt välja toodud, et sa muidu lihtsalt kaotad 15–20% oma müügist, et ja tulevikku silmas pidada ja lisaks, et ära paku seda makselahendust, mis sulle meeldib, paku seda makselahendust, mida tegelikult tarbija tahab ja mida ta kasutab. Et mõnes mõttes nii lihtne ta ongi. Aga minu poolt aitäh kõigile, loodan, et oli abiks.